Lapsed ja noored hoolivad sügavalt keskkonnast ja soovivad seista meie looduse eest. Samas tunduvad ülemaailmsed probleemid tihti liiga suured. Ka mina olen isana proovinud oma lapsele keskkonnateemasid lihtsalt seletada ja õpetada seoseid nägema ning mõelnud, kas minu lapse lasteaias tegeletakse sellega piisavalt. Roheline kool on eriline, sest läheneb keskkonnaharidusele terviklikult. Rohelise eluviisi põhimõtted punnutakse süsteemselt 7 sammu abil lasteaia või kooli igapäevategevustesse ja tundidesse. Programm soovib õpilasi jõustada, andes neile oskusi ise muutusi algatada ja ellu viia. Kokku tuuakse erinevad õppeasutuse pereliikmed ja lapsevanemad, kes soovivad muutusi vedada ja sihte seada. Seminarid ja kampaaniad annavad õpetajatele uusi ideid, kuidas saaks 12 rohekooli teemat õppetöös vabalt tõlgendada. Tartu Lotte lasteaias käib näiteks külas rändur Tilk, kes õpetab, kui tähtis on vesi. Ta näitab, kuidas vett kasutada ilma seda raiskamata. Lapsed teavad, et vesi on elu alus ja aitab meil terve püsida nii käsi pestes kui ka vett juues. Jüri gümnaasiumis haarasid õpilased enda kätte stressivaba keskkonna loomise lihtsate vahenditega. Koridori loodi rohenurk, kuhu toataimi annetasid laste pered. Kokku pani käe külge üle 60 õpilase. Koos istutati ja määrati taimi, tehti neile hoolitsemisjuhendid ja ehitati riiurid. Nüüd on õpilastel rahulik nurk, kus koos aega veeta, hoolitseda oma taimesõprade eest ja kogemus, et neil on õigus sõna sekka öelda. Pangapealse lasteaed pidas oluliseks teemaks oma õueala arendamist. Siin näevad lapsed toidu kasvatamise teekonda ja õpivad loomade eest vastutama. Kanad on kõigi lemmikud. Neile saab rohelist korjata ja vastutasuks saavad lapsed oma käega mune korjata. Kanakaka on aga heaks väetiseks taimelasse, kus sirguvad maasikad, maitsetaimed, kartulid ja isegi käsnkõrvits, mille saab sügisel nõudepesu nuustikuks teha. Paldiski ühisgümnaasiumi jaoks sai oluliseks teemaks taaskasutus. Kuna koolil puudusid korralikud jäätmesorteerimiskastid, võtsid õpilased appi oma meisterdamisoskused. Sae ja pintsliga valmisid vanadest kummutitest omanäolised sorteerimisjaamad. Õuealale tehti õuesõppeklass vanadest kaablirullidest ja linnutoidumajad valmisid vanadest kaardiautorehvidest. Kõige tublimad koolid ja lasteaiad saavad lisaks maailma parandamisele masti tõmmata rahvusvahelise rohelise lipu. Kas sinu kodukoha kool või lasteaed on oodatud liituma rohelise kooli võrgustikuga, sest innustades noori täna, hoiame homset maailma.